Tema sõda Ukrainaga ei pruugi veel olla läbi, kuid Venemaa president Vladimir Putin on juba saanud oma suurima kaotuse. See ei saabunud Donbassi rindele ega piirdu ka Hersoni lahinguväljadega. Selle asemel toimub see ligi tosinas iseseisvas riigis üle Ida-Euroopa ning Kesk- ja Lääne-Aasia, sealhulgas Moldovas, Kasahstanis ja Armeenias. Need riigid on vaid mõned näited sellest, mida Venemaa nimetab oma lähivälismaaks. Ja selle mõiste mõistmiseks peame esmalt tagasi minema aastasse 1991 ja Nõukogude Liidu lagunemisse. See oli üks kaasaegse ajaloo kõige murrangulisemaid sündmusi, kuid liidu kokkuvarisemine polnud sugugi nii selgepiiriline, nagu paljud inimesed ette kujutavad. Jah, endised Nõukogude vabariigid saavutasid teatud tasemel poliitilise iseseisvuse, kuna paljud neist riikidest olid üsna väikesed ega omanud tingimata suuri ressursivarusid, tugevat sisemist infrastruktuuri ega laialdasi rahvusvahelisi suhteid, jäid enamik neist järgnenud aastatel tugevalt Venemaast sõltuvaks. Sellele trendile leidus siiski ka mõningaid erandeid. Balti riigid, Eesti, Läti ja Leedu arendasid näiteks tänu oma geograafilisele lähedusele Skandinaaviale ja Poolale kiiresti tugevamaid sidemeid Euroopaga. See tegi neil lihtsamaks integreeruda lääne institutsioonidesse, luua kaubateid üle Euroopa Liidu ning isegi liituda Euroopa Liiduga aastal 2004. Nad suutsid samuti katkestada sidemed nõukogudeaegsete elektrivõrkudega, peatada Vene gaasi impordi ning ühendada oma elektrivõrgud Mandri-Euroopaga, samuti liituda NATO liiduga. Kuid enamiku ülejäänud 11 lähivälisriigi jaoks jäi Venemaa peamiseks kaubandus-, energia- ja julgeolekupakkujaks. Näiteks Tadžikistan ja Usbekistan on aastakümneid sõltunud Venemaast, et sisuliselt oma majandust üleval hoida. Paljudel neist riikidest pole ka muud valikut, kui kasutada Venemaa kontrolli all olevaid postsovetlikke transpordi- ja logistikavõrke, et midagi eksportida või importida. Ja selleks, et oma perekondi toetada, on paljud noored ja töövõimelised usbekid, tadžikid ja teised lähivälisriikide inimesed otsustanud piiri ületada ja otsida tööd Venemaal. Sageli töötavad nad pikki tunde madalapalgalistel töökohtadel, saates suure osa oma palgast koju, et aidata oma lähedasi. Nii et kuigi need riigid olid tehniliselt iseseisvad, toimisid paljud neist tegelikult endiselt nii, nagu oleksid nad endiselt Nõukogude Liidus. Ja just nii see Venemaale meeldis. Kreml jumaldas mõtet, et neil on ligi tosin riiki, kes sisuliselt sõltuvad ellujäämiseks Moskvast. Ja isegi enne, kui Vladimir Putin võimule tuli, kasutas Venemaa erinevaid vahendeid, et neid riike ära kasutada ja oma mõjuvõimu laiendada. Venemaa sidus need riigid pikaajaliste kaubanduslepingute ja rangete sõjaliste liitudega, sekkus nende poliitikasse, toetas separatistlikke piirkondi ning nautis sisuliselt vaba voli, et teha mida iganes ta soovis, millal iganes ta soovis, olles kindel, et paljudel neist riikidest polnud muud valikut kui alluda. Kui Putin presidendiks sai, jätkas ta seda suunda. Tegelikult viis ta selle veelgi kaugemale, tehes kõik endast oleneva, et paigutada nukuvalitsejad erinevatesse riikidesse, nagu Valgevene, suurendades nende sõltuvust Venemaast ja muutes neil Venemaa mõjusfäärist lahkumise veelgi raskemaks. Ta soovis, et lähivälismaa jääks selliseks ka järgnevatel aastakümnetel. Nii et isegi kui Nõukogude Liitu enam kaardil ei eksisteeri, oleks selle kajasid endiselt tunda poliitikas ja kaubanduses. Ja kui mõni riik näitas märke kõrvalekaldumisest, karistas Putin neid. Nägime seda näiteks Gruusias 2008 aastal. Selle aasta aprillis teatas NATO, et Gruusia liitub tulevikus alliansiga. Moskva võttis selle teate kui ohu oma piirkondlikule hegemooniale. See tajus, et Gruusia, tollase läänemeelse presidendi Mihhail Saakašvili juhtimisel, triivis aeglaselt, kuid kindlalt Venemaa orbiidilt välja. Seetõttu korraldas see sissetungi, süüdistades riiki genotsiidi toimepanemises ja haarates kontrolli separatistlike piirkondade üle. Me nägime seda uuesti 2014 aastal, seekord Ukrainas. Venemaa tajus, et Kiiev liigub Euroopale lähemale. Üle kogu riigi olid puhkenud ulatuslikud protestid, kus Ukraina avalikkus survestas valitsust tugevdama oma majanduslikke ja poliitilisi sidemeid lääneriikidega. Putin ei saanud endale lubada, et see juhtuks. Ta vihkas mõtet, et EL või eriti NATO liiguks Venemaa piirile lähemale ja ta kartis väga kaotada oma võimet jõudu üle Musta mere projitseerida. Nii et ta korraldas taas sissetungi, saates väikese salajase armee Krimmi poolsaart üle võtma. Kahjuks lasid lääneriigid sellel kõigel suuresti juhtuda, kuna USA ja Euroopa juhid võtsid sisuliselt omaks niinimetatud lähivälismaa idee ja aktsepteerisid Venemaa piirkondliku ülemvõimu. Nagu kirjanik, analüütik ja uuriv ajakirjanik Casey Michel märgib Wall Street Journalis. See hõlmab selliseid isikuid nagu Bill Clinton, kes survestas Kasahstani ja Ukrainat andma oma tuumarelvad Venemaale.
ning Barack Obama, kes vaatas Venemaa sissetungile Gruusiasse läbi sõrmede ja reageeris leebelt Venemaa esialgsele sissetungile Ukrainasse 2014 aastal. Korduvalt lubati Venemaal sisuliselt valitseda, sekkuda ja isegi tungida endistesse Nõukogude Liidu vabariikidesse. Ja kuna Venemaa oli nii oluline tegija globaalsel areenil, omades tohutut mõju maailma majandusele ja geopoliitilisele olukorrale, ei julgenud teised riigid seda kunagi vaidlustada. See oli osaliselt kindlasti see, mis andis Putini otsusele 2022 aastal Ukrainasse tungida hoogu juurde. Asi polnud ainult selles, et ta muretses Ukraina lähenemise pärast läänele. See oli sellepärast, et ta uskus, et võib valida välja ja võtta mida iganes tahab lähivälisriikidest. Ta võis saata oma armee sisse ja võtta teiste riikide territooriume oma suva järgi, laiendades mitte ainult oma võimupiirkonda, vaid kinnustades ka oma pärandi ühe suurima Vene valitsejana, kelleks ta alati unistas saada. Tänapäeva Peeter Suurena. Keegi polnud teda varem peatunud. Miks peaks seekord teisiti olema? See oleks täpselt nagu Gruusias ja Krimmis. Võimas Vene armee ületaks piirid, võtaks mida tahab ja Putini sõjaline erioperatsioon oleks järjekordne edu. Just nii ta arvas, aga ta eksis igal tasandil. Mitte miski selle operatsiooni juures pole läinud plaanipäraselt. Venemaal ei ole õnnestunud oma eesmärke saavutada. Ta on kandnud katastroofilisi kaotusi. Venemaa väed jätkasid rasket võitlust ja takerdusid võtmesektorites. Ning mis kõige hullem, kogu ülejäänud maailm, sealhulgas niinenadone lähivälismaa, on oma silmaga näinud, kui nõrk Moskva tegelikult on. Paljuski on Ukraina olnud eeskujuks kõigile teistele endistele Nõukogude Liidu vabariikidele. See on näidanud neile, et nad ei pea Venemaa surve ees põlvitama ega alistuma, et nad võivad sellele riigile vastu astuda, kes on aastaid püüdnud neid jõuga allutada, ning et nad võivad hakata maailmas oma enda teed rajama tõeliselt iseseisvate riikidena. Kõik, mida nad peavad tegema, on astuda esimene samm. Ja kuigi mõned on endiselt olnud veidi kõhkleval seisukohal selle sammu astumisel, on mitmed endised Nõukogude Liidu riigid lõpuks hakanud Venemaale selga pöörama, vähendades sellega riigi mõjusfääri ja jättes Putinile palju vähem võimu, kui tal oli veel mõned aastad tagasi. Nagu Michel märgib, on Venemaa unistused suurriigiks saamisest pelk fantaasia, kuigi härra Putini läbikukkunud sõda Ukrainas on kestnud juba aastaid. Venemaa ei ole enam isegi peamine piirkondlik jõud nendes piirkondades, mida ta kunagi valitses. Armeenia on üks parimaid näiteid sellest, sest ta on olnud pikka aega üks kõige sõltuvamaid riike Moskvast. Näiteks oli Armeenia kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni KILO liige. See on valitsustevaheline sõjaline liit, kuhu kuuluvad ka Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan. Seal paiknesid Vene piirivalvurid ja Armeenia lubas Venemaal isegi oma sõjaväebaasi pidada riigi teises suurimas linnas. Armeenia investeeris tugevalt ka Venemaa energiasse ja muudesse ressurssidesse ning oli sisuliselt Moskva vasallriik. Viimastel aastatel on aga kahe riigi suhted täielikult pea peale pööratud. Mõistes, et Venemaa ei ole enam see usaldusväärne liitlane ja julgeoleku tagaja, kelleks ta end kunagi nimetas, on Jerevan hakanud tegema suuri samme. Näiteks külmutas ta 2024 aastal oma osaluse kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis KILO ja on astunud samme alliansist lahkumise suunas. Samuti on ta loonud uusi julgeolekualaseid suhteid selliste riikidega nagu Prantsusmaa, India ja Ameerika Ühendriigid, eemaldanud Vene piirivalvurid mitmest kohast ning alustanud isegi arutelusid võimaliku Euroopa Liiduga ühinemise üle. Euroopa Liit on tervitanud Armeeniat soojalt helde 52 miljoni euro suuruse toetuspaketiga ja Vladimir Putin on hirmul. 2026 aasta mais ähvardas Vladimir Putin Armeeniat avalikult Ukraina stsenaariumiga, kui see jätkab sidemete tihendamist Euroopa. Varem oleksid need sõnad üksi olnud piisavad, et külvata Armeenia valitsuses ja avalikkuses hirmu ja paanikat. Nüüdseks on aga Vladimir Putini avaldused kaotanud oma mõjujõu ning Armeenia pole ainus, kes julgeb Venemaa liidrile vastu astuda. Aga enne kui vaatame teisi riike, kes Venemaale selja pööravad, räägime sellest, miks me teeme The Military Show'd, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa järgmisi videoid maha ei magaks. Moldova on veel üks endine Nõukogude Liidu riik, mis ei lahku lihtsalt vaikselt Kremlist, vaid põgeneb Moskvast nii kiiresti kui võimalik. Jällegi, see on riik, mis on ajalooliselt sõltunud Venemaast, et ellu jääda. Aastakümneid rahuldas peaaegu kõik Moldova energiavajadused Moskva. Venemaa oli samuti riigi peamine ekspordipartner ning on isegi hoidnud sõjalist kohalolekut Transnistrias, kitsal maalõigul Moldova idapiiril, mis on end iseseisvaks kuulutanud. Venemaa on kasutanud Transnistriat selleks, et omada pidevat mõju Moldova poliitika ja majanduse üle. Aga asjad hakkavad muutuma.
Hoolimata Venemaa katsetest valimistesse sekkuda, valisid Moldova inimesed 2020 aastal Euroopa-meelse presidendi Maia Sandu, kelle tegevuse ja solidaarsuse partei PAS sai järgmisel aastal parlamendis enamuse. Järgnenud aastatel, eriti pärast sissetungi Ukrainasse, on Moldova teinud suuri edusamme Venemaast eemaldumisel. See on tugevdanud sidemeid EL-i ja NATO-ga, vähendanud sõltuvust Venemaa ressurssidest ning nagu Armeenia edendanud Euroopa Liiduga ühinemise ideed. Isegi venekeelses Transnistria piirkonnas on inimesed üha väsinumad ja pettunumad. Paljud soovivad innukalt taas ühineda ülejäänud riigiga. Ja Moldova valitsus on uurinud plaane, kuidas piirkond pärast aastakümnete pikkust eraldatust taas riigi koosseisu tuua. Veelgi ida pool, Kasahstan on samuti võtnud üha karmima seisukoha Moskva tegevuse suhtes Ukrainas. Näiteks on Kasahstan keeldunud tunnustamast Venemaa poolt Ukraina alade annekteerimist ning on aeglaselt hakanud otsima võimalusi suhete loomiseks ja tugevdamiseks teiste riikidega. Oleme näinud, kuidas Kasahstan on laiendanud oma kaubandust Hiina, Euroopa Liidu ja Pärsia lahe riikidega ning uurinud uusi kaitsekoostöö võimalusi Türgi ja lääneriikidega. Et veelgi vähendada oma sõltuvust Venemaast, keskendub Kasahstan Trans-Kaspia rahvusvahelise transpordikoridori ehk keskkoridori arendamisele ja kasutamisele. See on üha olulisemaks muutuv kaubatee, mis ühendab Hiinat ja Euroopat läbides Kesk-Aasiat, kuid ei sisene kunagi Venemaa territooriumile. 2026 aasta mais teatas Kasahstan samuti, et nende ametlik ajalugu ei tohiks enam olla seotud Venemaa ega Nõukogude Liiduga, vaid peaks keskenduma oma staatusele kui tänapäevasele järeltulijale keskaegsele kuldhordi stepimpeeriumile. See ei pruugi tunduda eriti oluline, kuid see on võimas poliitiline sõnum Astanast, selge väljendus riigi soovist, et seda nähtaks iseseisva riigina, mis on täielikult eraldatud oma koloniaalstiilis Nõukogude minevikust. Kasahstani kagunaaber Kõrgõzstan on järginud selle eeskuju. Kui Vene ajaloolased väidavad, et Kõrgõzstanit ei tohiks liigitada endiseks Venemaa kolooniaks ning nõuavad, et nende kõrgõzist kolleegid muudaksid oma õpikutes terminoloogiat, jäi Biškek kindlaks oma seisukohale. Ajaloolased ja ametnikud keendusid Kremlile vastu tulemast ning eriti nooremad kõrgõsid näevad Venemaad üha ebasoodsamas valguses. Nagu märkis teadlane Erika Marat, kes hiljuti kirjutas, on Venemaa kuvand Kõrgõzstanis pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse märkimisväärselt muutunud. Nooremad teadlaste põlvkonnad peavad allutamist olemuslikult koloniaalseks kogemuseks, mis on võrreldav Euroopa kolonisatsiooniga Aafrikas ja Aasias. Kuigi Kõrgõzstanil pole praegu eriti valikut ja ta peab jätkuvalt tugevalt toetuma Venemaale rahaülekannete, energia ja julgeoleku osas, hakkab ka tema otsima võimalusi mujalt. Näiteks 2025 aasta novembris toimus esmakordselt Hiina ja Kõrgõzstani välisministrite strateegiline kohtumine, mis võib tähistada üha olulisema suhte algust tulevikus. Sarnane lugu on ka mujal Kesk-Aasias. Selle maailmaosa riikide geograafilised tingimused muudavad neil Venemaa mõjusfääris täieliku eemaldumise keeruliseks, kuid mitmed neist teevad kõik endast oleneva, et Moskvast vähem sõltuvaks muutuda ja uusi võimalusi avada. Usbekistan on näiteks laiendanud kaubandust Hiinaga ning otsib tihedamaid sidemeid Türgi, EL-i ja Pärsia lahe riikidega. Türkmenistan on samal ajal hoidnud sõja suhtes neutraalset seisukohta ja hakanud rohkem ressursse Hiina suunas eksportima. Ja isegi Tadžikistanis, kus Venemaa kontroll on endiselt tugev, on märke sellest, et Hiina majanduslik mõju muutub üha olulisemaks. See suundumus jätkub sõja kestel, nagu märkis Ameerika akadeemik Walter Russell Mead Wall Street Journalis. Mida kauem sõda kestab, seda rohkem Venemaa mõju teistes endistes Nõukogude Liidu vabariikides väheneb. Olukord Kaukaasias ja Kesk-Aasias liigub Venemaa kahjuks. USA, Hiina ja Türgi arendavad kõik majanduslikke ja isegi sõjalisi sidemeid, mis ohustavad Venemaa lootusi kontrollile aladel, mille vallutasid esmakordselt saarid. Nagu Mead märgib, toimub see suundumus kõigis lähivälisriikides. Näiteks Kaukaasias näitavad arvamusküsitlused, et valdav enamus, 71% grusiinidest soovib oma riigi liitumist Euroopa Liiduga, samal ajal kui Aserbaidžaani ja Venemaa suhted on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele. Isegi Valgevenes näeme märke, et Venemaa mõju hakkab vähenema. See väide oleks veel aasta või 2 tagasi tundunud täiesti ennekuulmatu, sest Valgevenet on alati peetud Putini režiimi kõige tüüpilisemaks nukkuriigiks. Aga see näitab, kui halvaks on olukord Moskva jaoks muutunud. Näiteks 2026. aasta juunis andis Valgevene president ja Putini liitlane Aleksandr Lukašenka sisuliselt järele oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenski esitatud ultimaatumile. Zelenski ähvardas Valgevenet sõjalise sekkumisega, kui see ei lülita välja signaali edastamise jaamu, mida Venemaa kasutas Shahedi ründedroonide suunamiseks sihtmärkide pihta Ukrainas.
Kuigi Lukašenkat on juba ammu peetud Putini isiklikuks ülekoeraks, ei soovi ta siiski oma riiki rohkem kui hädavajalik sõtta tõmmata. Seega tegi ta nii, nagu Zelenski nõudis ja muutis sellega sõja Venemaa jaoks füüsiliselt raskemaks. Lukašenko on viimasel ajal samuti korduvalt Hiinas käinud ning nende visiitide võimalikud tagajärjed pole jäänud märkamata. Kommenteerides Valgevene presidendi kohalolekut Pekingis, kirjutas Ukraina desinformatsiooni vastase võitluse keskus CCD. Lukašenko viimane visiit Hiinasse, riiki, mida ta kasutab Venemaale vastukaaluks, on veel üks märk Venemaa välispoliitilise mõju vähenemise kasvavast trendist. Pärast Ida-Euroopat, Lõuna-Kaukaasiat ja Kesk-Aasiat kaotab Venemaa nüüd mõju isegi oma peamise satelliitriigi üle. Mõte, et kõik need lähivälisriigid Venemaast eemanduma hakkavad, oleks enne aastat 2022 olnud lihtsalt võimatu. Enne kui Venemaa Ukrainasse tungis, polnud ta kindlasti täiuslik liitlane, partner ega kaitsja, kuid sellised riigid nagu Usbekistan ja Armeenia tundsid vähemalt, et nad võivad Moskvale loota oma majanduse toetamisel ja abi saamisel keerulistes olukordades. Nüüd näevad need samad riigid Venemaad hoopis teises valguses. Ja paljuski on see kõik Putini süü. Ta tungis Ukrainasse, uskudes, et see näitab maailmale, kui tugev Venemaa on. Tegelikkuses juhtus vastupidine. Kremli piinlik läbikukkumine Donbassi vallutamisel ja suutmatus saavutada Ukrainas ühtegi oma seatud eesmärki on tegelikult paljastanud, kui nõrk ta on. Ja olukord Putini jaoks muutub iga päevaga üha alandavamaks. Kogu rindejoone ulatuses on Vene väed takerdunud. Ukraina annab vastulöögi veelgi tugevamalt kui varem, edenedes võtmetähtsusega aladel ja korraldades laastavaid kaugmaa drooni- ja raketirünnakuid sügavale Venemaa piirkondade südamesse, tabades isegi riigi pealinna. Kiievi väed teevad samuti suuri edusamme Krimmi vabastamise suunas, mis veel mõned aastad tagasi tundus võimatu. Ja nagu Michel märgib, tundub härra Putini usk, et ta suudab vallutada isegi ülejäänud Donbassi üha enam tegelikkusega vastuolus olevat, tuues esile, kui tühjad on nüüd Venemaa väited piirkondlikule ülemvõimule. Kogu maailm näeb seda, kaasa arvatud endised Nõukogude Liidu vabariigid ja neile ei meeldi see, mida nad näevad, sest Venemaa on näidanud oma tõelist palet. See ei ole liitlane ega kaitsja. See ei ole võimas sõjaline suurriik, keda kogu maailm peaks kartma. See on meeleheitel kiusaja, kes üritas ühte oma ohvrit liiga kaugele suruda ja nüüd on kogu klass tema vastu pöördunud. Kui lisame siia veel tõsiasjad, et Venemaa elanikkond väheneb, majandus on varemetes ja paljud kodumaised tööstusharud varisevad kokku kaitsesektori ebatervisliku monopoli tõttu, siis on tõendid selged ja üheselt mõistetavad. Vene Föderatsiooni, nagu me seda tunneme, ja eriti Vladimir Putini režiimi päevad on tõesti loetud. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas lahingukäik on pöördunud Vladimir Putini vastu. Selles videos selgitatakse, kuidas Ukraina eriüksused korraldasid otsustava varitsuse oma vastastele ühes võtmekohas Zaporižjas. Või saate teada, kui halvaks on Vene sõdurite elu muutunud selles videos, mis uurib, kuidas rindejoone rünnakuväelaste keskmine eluiga mõõdetakse vaid minutites, mitte päevades. Ja lõpuks, tellige The Military Show kanalit, et saada rohkem värskeid uudiseid, ülevaateid ja analüüse Ukraina sõja kohta.